Tervitus! Olen Raido Puust ja selles lühivideos näitan ma võimalust, kuidas TTÜ õppeinfosüsteemi ainele lisada linki välisele veebilehele eesmärgiga siduda ära ainekava ning näiteks e-toe e-kursuse keskkond. Siin näites on selleks keskkonnaks Moodle. Ma alustan sellest, et näitan lõpptulemust ehk siis seda, kuhu soovin selle video lõpuks jõuda. Teen seda ühe olemasoleva kursuse näitel, millele see väline link on juba lisatud. Olles avanud veebilehitsejas õppeinfosüsteemi pealehe, teostan ma otsingu, õppeained, otsing ja sisestan seejärel ainekoodi. Antud näiteks kasutan siis EXX0030, kuhu see vastav link on juba lisatud. Vajutan Enter, et otsingut teostada ja seejärel kuvan selle ainekava. Kui ma kerin nüüd selles aknas veidi allapoole, siis ma näen omaette sektsiooni õppeainete kodulehed. Ehk siis kui on lisatud ainekavale erinevaid linke või ka siis faile, siis just nimelt kuvatakse omaette sektsioon ja selle sektsiooni allosas näen ma ka aine õppejõu paare. Antud juhul olen selleks mina ise, klikkides vastaval lingil kuvatakse nüüd omaette aken ja selles aknas näidatakse siis erinevaid linke, sealhulgas ka võimalikele välistele kodulehtedele, mille ma olen siis ise õisis defineerinud. See lingi tekst, millel ma hetkel hiirega liigun, on loomulikult vabalt seadistatav ja seda ma ka näitan peatselt. Selle lingi teksti eesmärk võib olla ka asjaolu, et ma näiteks soovin rõhutada, et antud e-tugi või siis e-kursus on ligipääsetav ka külalisena. Või siis vastupidi, et sellele ligi pääseda peab olema meil vastav võti. Kui ma klikin sellel lingil, kuvatakse mulle juba Moodle'is olev e-kursus või e-tugi. See aga, et antud juhul kuvatakse mulle see kursus sisse logimata, eeldab muidugi seda, et Moodle'is on vastav kursus külalistele ligipääsetavaks tehtud. Alati see nii ei pruugi olla, mistõttu ma näitan võib-olla siin varianti, et mis juhtub siis, kui näiteks kursus külalistele avatud ei ole. Ma klikin siin omaette paanil ja panen lihtsalt kursuse otse viite, et juhul kui õisis oleks seotud mul nüüd antud kursuse veebilink, siis ma näeksin selle kursuse sissejuhatavat osa ja ka infot, et sellele kursusele külalisena ligi ei saa. Ehk siis eeldab sisse logimist ja ilmselt ka õppejõu poolt võtme jagamist. Aga endiselt on õppeaine e-tugi või e-kursus seotud mul õisis oleva ainekavaga. Järgneval sammul ma püüangi siis näidata, kuidas ühele kursusele seda linki lisada. Selleks ma sulgen siin liigsed veebiaknad ja esimese asjana pean ma muidugi õisi sisse logima. Seda olen ma siin juba teinud ning kui ma soovin lisada ainekavale vastavat linki, liigun ma õppetöö paanile, seejärel on siin õppeainete kodulehed. Teen sellel kliki ja seejärel valin lisa. Selleks, et ma saaksin lisada ainekavale kodulehe, peab mul olema eelnevalt kättesaadav aine õppejõu paar. Seega ma ei saa suvalisele ainele seda ju defineerida. Esimese asjana ma valin õppeaine, võin klikkida vastaval ikoonil, mis siis kuvab kõik need ained, millel minul kui õppejõul on need õigused olemas. Sellest nimekirjast ma valin seejärel õppeaine, millel seda kodulehte veel ei ole. Kui see oleks juba defineeritud ja ma sooviksin sinna lisada võib-olla mingit teist või kolmandat linki, siis ma selle liigutuse asemel alustaksin vaata muuda sektsioonist. Hetkel siis kodulehe linki lisatud veel ei ole, seega valin vastav aine ja seejärel klikin siin vali lingil. Vaikimisi kodulehe nimetus on seesama, mis ka õppeaine nimetus. Kui ma soovin seda muuta, ma võin seda teha, aga hetkel mina eelistan, et see jääb sama nimega. Nüüd klikin salvesta nupul. Olles kodulehe ainekavale lisanud, siis järgneva sammuna saan ma hakata defineerima seal olevaid erinevaid linke. Selleks ma klikin siin pliiatsi ikoonil, muuda ja avaneval veebilehel saan seejärel lisada uusi nimetud kodulehe elemente, klikkides vastaval nupul lisa. Elemendi liigiks on hetkel viide välisele kodulehele, milleks Moodle'i keskkond kahtlemata on. Seega ma valin siit viited välistele kodulehtedele, saan seejärel märkida ära avalikkuse tunnuse. Avalik kõigile tähendab siis seda, et vastav info on kättesaadav õppeinfosüsteemist ka olukorras, kus õppur ei ole sisse loginud. Täpselt nii, nagu ma näitasin ka video alguses. Järgnevalt defineerin ma sisu. Siia sisu aknasse lisatav tekst on ka lingi tekstiks, nii nagu ma näitasin ka video alguses. Selleks tekstiks video alguses oli järgmine tekstilõik. Kuna antud kursus
ei ole ligipääsetav külalisena, siis on ilmselgelt teine osa sellest tekstist siin hetkel liigne. Seega ma jätan alles, et õppematerjalid on kättesaadavad ning jooksev hindamine toimub e-õppekeskkonnas ja siis sulgudes on välise veebikeskkonna link. Aga seda võib kohandada vastavalt oma äranägemise järgi. Nüüd seejärel on mul vaja defineerida kodulehe aadress. Selleks ma lähen näiteks Moodle'i keskkonda, olles Moodle'isse sisse loginud, valin välja kursuse, millega soovin ainekava linkida. Antud juhul on siis selleks e-põhjott 0051 ja olles kursuse avalehel, mulle piisab, kui ma võtan aadressi ribalt nüüd vastava lingi ja kopeerin selle. Liigun tagasi nüüd õisi ja panen siia vastava lingi. Seejärel klikin nupul salvesta. Uus kodulehe element on sellega lisatud. Seega nüüd jääb üle ainult kontrollida, kas see ka töötab. Enne veel klikin ka kodulehe ülaosas nupul salvesta. Sellega mulle kuvatakse minu kõikide ainete vastavad kodulehed. Hetkeseisuga olen lisanud 2 ainele need. Kui ma liigun nüüd taas brauserisse, kus ma ei ole õisi sisse loginud ja teostan vastava aine otsingu, antud juhul siis e-põhjott 0051, siis klikkides lahti ainekava, näen ma nüüd, et sellele ainekavale on lisandunud õppeainete kodulehed. Jällegi, koduleht on seotud aine õppejõu paariga. Klikkides vastaval õppejõu nimel kuvatakse mulle taas omaette aken, kus ma näen viiteid välistele kodulehtedele. Ma näen siin seda teksti, mille eelnevalt lisasin. Kui ma klikin sellel lingil, kuvatakse mulle Moodle, kuid ma ei näe hetkel siis seda kursust ennast. Küll jah, ma näen kursuse kirjeldust, kuid mitte tervikut kursust. Ja seda ennekõike seetõttu, et kursus pole külalisele ligipääsetav või pole külalisele ligipääsetav siis paroolita. Selliselt on võimalik õppeinfosüsteemis ainekavale lisada linke välistele keskkondadele, kus siis õppetegevus saab toimuma. Seda ennekõike siis e-toe, e-kursuse tähenduses. Head katsetamist!